Stand-up tragöödia erinevus komöödiast minu jaoks on kindlasti selle hind ja kulud. Et kui stand-up koomik siis astub publiku ette tavaliselt lihtsalt, kas keegi saaks mul käe ulatada? Ma tahaks kuidagi elegantselt selle teise ka endal jalga saada, aitäh. Et kui stand-up koomik astub publiku ette tavaliselt teksades ja T-särgis ja tal ei ole erilisi kulusid, siis mina oma tegevuskunsti taustaga tavaliselt ikka investeerin midagi ja üritan mõelda mingeid efekte, et ma kardan, et seekordne kõige kallim efekt on need kingad. Et mis puudutab minu stand-up tragöödiate teisi elemente, siis väga tihti ma olen kasutanud kostüüme. Kuna meil on assistent, siis ma ei saanud seda endale selga panna. Tegelikult see on terve pseudorokokoo kleit. Aga ma tulen aipe. Oi, aitäh. Terve pseudorokokoo, või kaamera hästi kõrvale palun, aitäh. Kleit komplekt, mille tähtsaim osa on CV, mis oli siis siia kleidi peale. Kurat küll. Trükitud 2 aasta taguse seisuga. Ja minu võib-olla tähtsaim kirjanduslik kokkupuutepunkt on siin auhinnad. Peti Alveri auhind. Et võib-olla pärast seda, ma sain selle 2009, tundsin ma kõige rohkem end kirjanikuna. Ma tõmbasin kõik võimalikult pidudel nina täis ja hakkasin end Jaan Krossiga võrdlema. Aga ma arvan, et ma käitusingi võib-olla päris palju kirjaniku moodi, sest nii palju, kui ma olen näinud, siis kirjanikud joovad nagu loomad. Palju hullemini kui kunstnikud. Mul õnnestus ka vahetult selle auhinna järellainetuses New Yorgis üks suurem performance'i festival perse keerata. Sest ma käitusin nagu keskmine kirjanik, ma nagu lällasin ja sõimasin esinejaid ja mind peaaegu tahad sealt välja visata. Aga see selleks. Üks teine läbi element, mida ma olen viimasel ajal kasutanud, on öösärk, mida ma olen kandnud stand-up tragöödiaid tehes. Et see konkreetne öösärk. See on hästi irooniline, et selle autor on Risto-Matti Radi ja Anu Saagimi abikaasa, Mari Mekko. Risto-Matti Radi ja nimi on siin sees. Ja ma tõesti imestan, et Anu Saagim julgeb midagi öelda eestlaste riietustiili kohta, kui tema mees toodab selliseid hõiste. See selleks. Aga ma räägin nüüd natuke sõnadest ja keelest, et nagu ma ütlesin, ma kirjanik ei ole välja arvatud. Võib-olla ma tundsin, et kirjaniku 2 nädalat pärast Peti Alveri auhinna saamist ja seda ka põhiliselt purjuspeaga. Ma olen kunstnik olnud enamus oma elust ja viimasel ajal ma olen alustanud dokumentalistikaga. Et minu filmi intriig on lihtne. Poiss armastab tüdrukut, tüdruk armastab poissi, tüdruk pussitas poissi, istus selle eest 2 kuud eeluurimisvanglas, ootab kohut, poiss ise on istunud 7 korda vanglas, narkoääri, antiigivargused, relvad, midagi veel. Ja poiss joob, tüdruk joob, tundub, et tüdruk hakkab ennast surnuks jooma. Et see on väga traagiline tegelikult ja ma olen kahtlemata selle pärast nutnud viimasel ajal, aga ma ei taha sellele täpsemalt peatuda, vaid pigem ma tahan peatuda sellel nagu sõnade ja keele teemal. Et kuna poiss on istunud vanglas, et tüdruk on heast perekonnast, poiss on heast perekonnast, tüdruk on heast tavalisest perekonnast, poiss on tuntud maffia perekonnast. Ta on istunud vanglas 7 korda ja ta on seal omandanud sellise Eesti-Vene vangla žargooni. Ja see tema seltskonnas viibimine, need filmivõtted on äratanud minus vene keele, mis on päris naljakas. Et ma olen õppinud seda, aga see on kuidagi nagu ununud. Aga kui ma räägin, siis ma pean arvestama, et pooled sõnad on platnoi keelest. Või mitte pooled, aga mõned läbivad väljendid. Et näiteks ma puutusin kokku ühe, ütleme, kuidas seda öelda, et mitte gei-aktivisti, vaid gei-aktivisti, ema-aktivistiga Peterburist. Ehk siis tema poeg on gei-aktivist, tema on siis nagu see, kes esindab neid pedede vanemaid. Ja me vestlesime, me rääkisime kuidagi keelest ja žargoonist ja nii edasi. Ja siis ma tõin nagu näite, et see naine mossitas pidevalt, me olime koos ühise tuttavaga Tartus, et ma kasutan väljendeid nagu nahui või midagi sellist vene keeles. Ja ta ütles, et see on nagu kuidagi, et ta rõhutas, et oleneb ringkonnast. Pärast tuli välja muidugi, et tädi oli kaubandustöötaja ehk siis endine müüja ja ei tohi unustada, et tema poeg on siis sisuliselt kriminaal praegusel Venemaal.
aga see selleks. Ja siis ma tõin talle suurepärase näite enda arust, et keel võib muutuda ka vastupidi, mitte et vandesõnad ei muutu pehmemaks. Näiteks nagu Eesti kurjategijad kasutavad väljendit putspohui, sest pohui on nagu selline lasteaiasläng. Et võtame sõna pesee. Keegi oskab siin prantsuse keelt? Oskab? Sõna pesee, eks ole, sellised asjad. Et see oli teine selle tänase stand-upi investeering, maksid 3,20. Et pesee on ju kook. Et see tähendab prantsuse keeles suudlust. Õigemini see tähendas suudlust 19. sajandil. Aga mitte enam. Ja ma seletasin selle naisele, et vaata, et sõna pesee, et see tähendab selavat. Kas ma ütlesin õieti, see on selavat suudlema? On õige. Aga nüüd see tähendab, praeguses prantsuse keeles see tähendab samamisi ja patt. Et keppima, aga tuli välja loomulikult, et ma kasutasin vale sõna selle kohta, või ütlema strahatsa või midagi sellist. Ja see daam jälle mossitas. Aga need koogid, põhimõtteliselt nimega ja patt, ma võin siis nagu ära anda. Soovib keegi? Pesee, mis praeguses prantsuse keeles tähendab samamisi patt. Keegi ei soovi neid kooke või? Ma arvan ka, et nagu mõtete tagasihoidlik, siis jagage need laiali. Ja järgmine teema, mis on ka seotud minu selle filmiga, et see kriminaalne armulugu, bussitamised, enda surnuks joomised, et see kõik võtab väga palju raha, sellepärast et vähemalt võtete alguses ma ostsin neile päris palju alkoholi. See tundus mulle ka nagu õiglane, et nad peavad mingi tasu selle eest saama ja kuna seda alkoholi nii palju kulus niikuinii, siis tegelikult ma ostsin neile oma filmipaarikesele võib-olla, ma ei tea, 1/3 vaja minevast alkoholist. Ja ma lõpuks tundsin, et ma olen täiesti laastunud sellest kõigest. Sest raha küsida veel ei õnnestunud. Tegin seda täiesti oma rahaga. Ja ma jõudsin olukorda, kus ma sain aru, et ma pean esinema stand-upiga Polumeris. Aga mul ei ole nagu ühtki puhast kleiti ja mul ei ole raha ka ühtlasi, et pesta pesu. Mul ei ole raha pesu pulbri jaoks. Ja mu filmi peategelane, see kriminaalse taustaga noormees, endine narkodiiler, teatas mulle, et tegelikult on võimalik pesu tasuta pesta Tallinnas. See on siis madala lävega narkoennetuskeskus Magasini tänav 32, et sa võid sinna viia oma pesu ja siis see on nagu pesumaja, sulle antakse ka teed ja kiirnuudleid ja brošüüre. Kas keegi tooks äkki selle Nike kotti sealt, palun? See on minu oma, ma unustasin sinna midagi, jah, palun too. Et sulle jagatakse igasugu toredaid brošüüre, nagu näiteks näidata, ma võin selle ka kellelegi jagada, kes tunneb, et äkki tal läheb vaja. Absess, et kui sa süstid ja sul tekib selline nagu põletik, veenipõletik. Ja näiteks siin on kirjutatud, et kuidas ohutult süstida. Et soovib keegi. Eesti Tervise Arengu Instituut. Ei ole vaja häbeneda, samuti nagu nende kookide puhul. Et ma läksin sinna. Ja mul oli kaasas terve kotitäis pesu ja siis mulle teatati, et see pole pesumaja, et 5 eset korraga. Ja ma käisingi seal pesupesemas, ma pean tunnistama, et ma käisin seal vist nagu 10 päeva jooksul 8 korda. Et kuni ma sattisin sinna samal ajal, kui seal oli suur lõbus Ukraina perekond, kelle puhul mulle tundub, et keegi neist ei olnud narkomaan, küll aga nad olid vaesed. Ja nad olid ühtlasi teinud tühjaks isegi selle kontoomi aluse, mis seal oli, et turvaseks, eks ole. Ohutu süstimine, turvaseks ja nii edasi. Et nad võtsid kõik kaasa, mis seal on. Ja pärast seda nagu hakati minu kallal ka nagu natuke tüli norima ja teatati, et see siiski ei ole pesumaja. Ja et tunti huvi, et mis narkootikumidega mul ikkagi probleeme on. Ma olin sinna pannud kirja, et mul on probleeme kanepi ja LSD-ga. Et ühelt poolt see on selline nagu ärasõnamise vältimine, et ma arvan, et ma ei viitsi neid enam kunagi võtta. Et nad ei huvita mind piisavalt. Ja mulle pigem ebameeldiva mulje jätnud. Ja teine asi on, et mul on tegelikult kanepiga probleeme, et mul on tõsiseid probleeme inimestega, kes seda suitsetavad. Et kui sa pead nendega mingid asju ajama, see on üsna kohutav seni. Ja läinud sularaha ja närve ja kõike sellist üsna väärtuslikku maksma, et te kindlasti kõik siin suitsetate kanepit. Suur osa teist, eks ole. Et jah, mul on sellega probleeme.
et hiljuti ma olen Polumeri, MTÜ Polumeri juhatuse liige ja seal olnud mingi 6 aastat, et hiljuti Polumeris ka üks uus rentnik tuli muga segast juttu ajama ja siis küsis, et ega ma ei tea, kust kanepit osta saab, et siis ma üritasin talle sellist emalikku loengut pidada teemal, et see on ajule kahjulik aga nad eriti ei hooli sellest, ma olen tähele pannud. Et millegipärast eriti noorem põlvkond tundub uskuvat, et see on nagu täiesti okei on segi suitsetada. Aga tagasi narkoennetuskeskusse, et ma nägin seal ühte meest, kes tegelikult ajendas mind arvatavasti alateadlikult niimoodi käituma, et mind sinna enam eriti ei tahetud. Ma läksin sinna Chanel'i jakiga ja siis see filmi peategelane oli kaasas ja ta ütles, et ma kasutan valesid sõnu, et ei tohi öelda, et kus on mu pleed, mille ma eelmine kord tõin, et see pseudo Chanel'i pleed, mis tegelikult ei ole Chanel ja nii edasi, et peab ütlema, et ma jää kurtka nahhu või midagi sellist. Aga et ükski narkar ei kasuta sõna pleed. Aga miks ma arvan, et mulle seal tegelikult ei meeldinud, et kui algusel oli need toredad ukrainlased ja mõni üksik narkomaan nagu Läti tüdruk, kes rääkis mulle kurva loo, kuidas ta 3 aastat tagasi tuli Eestisse ja tal oli narkomanist boyfriend, kes tuli kaasa ja see suri. Ja järgmine aasta ta võttis järgmise narkomanist peika ja see suri. Ja siis 3. kord ka veel. Et mulle tundus küll, et see on nagu mingi idioot, kes võtab külma korterisse varaani 3-4 korda järjest. Aga ma nägin seal meest, kelle puhul see väljend, et sent surmale võlgu oli umbes sama pädev, kui öelda, et mina olen sendi võlgu Elisale. Et ma olen Elisale võlgu 233,60 ja arvantakse inkassosse kohe, et ma arvan, et selle mehe suhe surmaga oli umbes samasugune. Aga ma olen tulnud, tegelikult siin tahavad noored oma luuletusi lugeda, et see üks väheseid stand-up'e, kas tragöödia või komöödia, kuidas seda nimetada, mille ma olen teinud siis väljaspool kunstiüritusi või Kanuti gildi. Et viimane kord, et kui ma esinesin nagu otseselt stand-up üritusel, see oli Comedy Estonia ja see oli Nokku klubis. Ja ma arvan, et esinejate keskmine vanus oli 16 ja kõik narjad olid süütuse kaotamise kohta. Ma tundsin seda natuke kohatult ausalt öeldes. Et ma praegu siin ei tunne päris nii kohatult, kuigi ma arvan, et natuke ikka tegelikult. Aga ma vähemalt üritasin teil nende kuradi peseedega ära osta ja nii edasi ja muude trikkidega. Ja et kui keegi hakkab kanepi baasil süstima, siis kuidas ravida oma abtsessi. Aga ma ei tea, ma vist lõpetan praegu või on kellelgi mõni küsimus, millele ma võin vastata? Ainult see, et kanep legaalseks, muud ei midagi. No kas võiks juba kõik legaalne olla, kas sa ei ole mõelnud? No ma ütlengi, et kas kõik legaalne või siis nagu, näiteks minu diiler, minu naaber on diiler. Minu üleval elab diiler. Minu diiler on naaber. Ta ei müü mulle, sest ma olen nagu ta käest küsinud hilja öösel koju tulles, kui ta maja eest suitsetab, et mida sa ikkagi müüd ja ma saan küll aru, millega sa tegeled ja kui palju gramm maksab. Aga ta on diiler ilmselgelt, siis tal käivad kliendid, umbes 15 tükki päevas ja siis nad seisavad seal akna all ja siis ta aegalt viskab neile selle võtme. Ja ütleme, et mitte keegi ei saa olla nii populaarne, et tal käib nii palju külalisi kõigest 9 minutiks. Võib-olla te olete osad ka tema kliendid, aga mina ei tea, meil on Kotsepuu tänaval. See on saladus. Sa tunned seda tüüpi, jah? Jaa. Okei. No see ei ole saladus, kui ta seda nii avalikult ajab. Ma olen isegi korra ja ma pean pidevalt tema klientidele ust lahti tegema. Et kuna muidu on see välisuks lahti ja siis nagu korra ma seisin ukse peal ja ütlesin, et kui tänasest meil on registreerimine alaealistele, me enam ei müü ja et mida siis teile, et ma lasen härral nagu kirja panna. No pärast seda ta ütleb mulle nagu tere küll, aga natuke ehmunumalt ütleme niimoodi. Aga ma arvan, et seda asja võiks natuke madalama profiiliga siiski hoida. Ja ma arvan, et ta ei peaks alaealistele müüma. Aga see selleks. Oli veel kellegi nagu kanepit pooldavaid argumente? Ja see on eriti nunni on muidugi see, et selle diileri osad kliendid on kristlikud mootorratturid ühingust siis, või siis mootorrattaklubist Gospel Riders. Nagu päriselt. Ma ühe käest nagu küsisin, et okei, et kuhu kogudusta sa kuulud ja siis ta ütles, et ole vist.
okei, ma tõesti lõpetanud. Sa tahad nagu järgmisena rääkida, jah? Okei, kas ma kuidagi tutvustan sind või? Et siis meid seob midagi, mis on minu maja ülemisel korrusel. Okei. Tere õhtust. Mattias jätkab siit poolt. Tore on, et teid nii palju täna on kokku tulnud siia tagasihoidlikule luuleõhtule.